mesilased on väga toredad putukad. Me väga naudime nende toodangut ja me tahame nendega sõbralikult elada. Aga on inimesi, kellele on mesilase nõelemine väga ohtlik. Võib tekitada anafülaksiat. Mesilase allergiat prognoosida veretesti alusel ei saa. See võib olla ainus allergia avaldus ja testi ei näita enne, kui on olnud mesilase nõelemine. Allergoloogi või perearsti juurde on põhjus selle probleemiga pöörduda siis, kui mesilase nõelemisele on tekkinud reaktsioon lisaks punetusele ka kas hingamise poolt probleeme või siis kublaline lööve, midagi, mis viitab raskemale reaktsioonile. Mesilase allergiat on lapseeas tunduvalt vähem kui täiskasvanueas. Ta võib tekkida igas vanuses. Inimestel, kellel on allergia erinevate allergeenide suhtes, on need õietolmud, toiduallergia, meest on tekkinud reaktsioon, on mõnevõrra suurem võimalus, et tal tekib allergia ka mesilase mürgi suhtes. Kui inimesel on tekkinud mesilase nõelamisel lisaks paiksele naha reaktsioonile, lisaks punetusele, kublale seal tork kohal, mingeid muid sümptome, on see kõriturse, raskendatud hingamine, köha, kõhulahtisus, ulatuslik lööve kehal, oleks kindlasti vaja pöörduda kas allergoloogi või perearsti juurde. Seal tehakse vereproovist uuringud ja vajadusel kirjutatakse välja eneseabistamiseks adraliini süstal EpiPen. EpiPeni on vaja kasutada mesilase allergia puhul kohe peale mesilase nõelamist. See kasutamine on lihtne, võetakse ära kork ja süstitakse sellest siis reie eesmisse, külgmisse kolmandikku. Seda nõela tuleb sees hoida 10 sekundit ja peale süstimist kohta hõõruda veidikene. Mesinike hulgas on mesilaste suhtes ülitundlikkust tunduvalt vähem kui tavainimestel. Ja see on 2 võimalust. Üks on see, kui ta oled allergik, sa ei saa nendega tegeleda. Aga teine on ka see, et kui sa oled saanud korduvat nõelemisi, siis sul tekib tolerantsus, taluvus.